Tere, mina olen Märt Pius. Ma põen juba lapsest saadik esimest tüüpi diabeeti. Minu kõhunääre ei tooda insuliini ehk hormooni, mis aitab glükoosil keharakkudeni jõuda. See tähendab, et ma ei saa toidust kätte keha normaalseks toimimiseks vajalikku energiat. Pean elus püsimiseks endale mitu korda päevas insuliini süstima ja oma veresuhkru taset mõõtma. Kui mu veresuhkur on madal, siis ei suuda ma hästi lugeda ega kirjutada. Kõrge veresuhkru juures olen aga jube väsinud ja loid ega suuda mõelda. Ma ei vaja mingit eritoitu, kuid veresuhkru normis hoidmiseks pean teadma, mida ma söön ja toidus sisalduvate süsivesikute üle arvet pidama. Normaalse veresuhkruga tunnen end nagu iga teine inimene. Õpin oma võimete piires, saan sporti teha, matkata, laulda ja näidelda. Iga diabeeti põdev laps soovib, et teda eakaaslastega võrdselt koheldakse. Kui tema kõrval on head abistajad ja ta veresuhkur on normis, siis saab ta vaatamata haigusele ennast hästi tunda, aktiivne ja rõõmus olla. Seetõttu panen südamele head haridus- ja omavalitsustöötajad, et kõigil esimest tüüpi diabeeti põdevatel lastel on samasugune õigus alusharidusele ja seadusjärgne koolikohustus nagu eakaaslastelgi. Haridusasutus ja elukohajärgne kohalik omavalitsus tagavad, et diabeediga lastele on loodud võrdsed võimalused osaleda igal lasteaia või koolipäeval. See eeldab diabeedialast koolitust ja nõustamist haridusasutustes ning kohandusi õpi- ja kasvukeskkonnas. Ei ole olemas kahte ühesugust last. Diabeediga lapse abistamisel lähtub kool ja lasteaed konkreetse lapse ravijuhisest ja vajadustest, millest teavitab neid lapse vanem. Perega koos leitakse lapse toetamiseks ja omavaheliseks suhtlemiseks sobivaim viis. Lapsevanem hoolitseb selle eest, et haridusasutustes oleksid olemas lapse veresuhkru taseme jälgimiseks ja insuliini annustamiseks vajalikud vahendid. Vanemad ei pea lasteaia ja koolipäeva jooksul haridusasutustes lapse kõrval olema, sest seal oskab alati keegi diabeediga last abistada. Näiteks aidatakse jälgida veresuhkru taset ja annustada insuliini, otsustada selle üle, kas mingis tegevuses, kehalises kasvatuses või ujumise tunnis osalemiseks on veresuhkru tase piisav. Samuti abistatakse söömisega seotud otsuste ja süsivesikute arvutamise juures. Väga oluline on, et haridusasutuste personal tervikuna oskab anda esmast abi väga madala või kõrge veresuhkruga lapsele. Diabeediga last ei tohi kunagi madala veresuhkruga taseme juures üksi jätta. Eesti laste ja noorte diabeediühingu diabeedikoolist saab tellida diabeedikoolitust ja nõustamist. Lapsevanem saab koolituse tellida oma lapse raviarsti kaudu. Kool või lasteaed otse diabeedikoolist. Koolituse ja nõustamise käigus saavad lasteaia ja kooli meeskonnad vajalikud teadmised, oskused ja kindlustunde diabeediga lapse abistamiseks. Julgustan lasteaedu ja koole Eesti laste ja noorte diabeediühingusse pöörduma ning koolitajat ja nõustajat appi kutsuma.